Prim. Nii, nagu te panite tähele, ma olen hästi tuttavas lokatsioonis. Tuttav koht teile kõigile, kes jälginud on. Jees, ma olen enda juures praegu. Nii, ühesõnaga, ma tahtsin teile teha igapäevavloge, sellest ei tulnud mitte sittagi välja, nagu te seda nägite ja panite tähele. Põhjus hästi lihtne, kuna mul on praegu raskusi alkoholiga, siis on neid õhtud, kus ma ennast joon kännuimblikuks. Järgmine päev suren, 3. päev ma lihtsalt haletsen ennast, 4. päeval ma olen enam-vähem okei, onju. Vot. Ehk siis praegusel hetkel igapäevavloge nagu otseselt teha ei saa. Jah, sellest nagu ei tule. Siin vlogis ma nagu räägin natukene rohkem sellest, sest et ma sain natukene rohkem infot haigla kohta. Eelmistes vlogides ma minu meelest nagu otsest põhjust nagu ei hääldanud välja. Miks ma tegelikult lähen haiglasse ja mis põhjustel. Ja kuidas üldse niimoodi juhtus, et ma ennast haiglani viisin. Issand jumal, ma mäletasin. No, ma olin 1,5 aastat tagasi üldpsühhiaatri osakonnas ja Pekki ma ajangi nüüd sassi. Ma nüüd järgmiseks klipiks vaatan, mis see oli statsionaarium, mis oli ambulatoor. Ambulatoor oli vist ikkagi ju haigla. Aga ma enne loomulikult kontrollin seda. Nii, tänases vlogis ma veel räägin teile paar pommuudist. Novembrikuu on üleüldiselt olnud hästi keeruline kuu vaimselt. Ma imestan, miks ma ennast miks ma tahan pidult täis olla. Sest et sõna otseses mõttes mu silme ees, kuidas ma ütlen, nagu ta ei lagune, ma arvan, et pigem ma kasvan välja sellest kõigest, aga kuna ma ju ehitasin ju seda nii hapralt kõike, siis mul on ka natukene keeruline vastu võtta kõike muutusi ja värki. Ja need muutused ei tule meil praegu tasapisi, need muutused lihtsalt tulevad järjest. Siis ma olengi nagu mingi mis järgmiseks. Et ma olen veel elus, võite veel pommitada. Aga ei, ma proovin hästi positiivselt kõike võtta, kuigi esmane reaktsioon on olnud mul hästi negatiivne. Kõikidele asjadele mul on kohe nagu niimoodi, millest ma süüdi olen. Mis ma olen jälle siin elus halvasti teinud. Samas nüüd ma võin öelda seda, et järelikult ma olen välja kasvanud sellest ja mul on vaja edasi liikuda. Ja see on normaalne. Tegelikult. Sest et välja kasvame oma riietest ka ju. Ja vaja on uusi riideid. See mahu lihtsalt sinna enam. Ma ei tea, mida ma. Kohe lähme järgmise klipi juurde. Ja siis ma natukene räägin teile seda haiglasse. Ma usun, et see huvitab, kuidas ma olen ennast põhimõtteliselt haiglani joonud. Nii et lähme nüüd järgmise klipi juurde. No nii, lähme haiglateema juurde, aga korra tuleme tagasi selle juurde, et kuna mul on 2. päev kodus peale seda, kui koer magama pandi, siis päris harjamatu on, et keegi ei sorgelda sul sabas. Ja peale kauba maru imelik on siin teha mingisuguseid videosid, teada seda, et sul see vend kusagil kaamera taga ei käi. Te võib-olla küsite, kuidas ma nagu selle läbi elasin, siis ma võin öelda niimoodi, et okeilt. Ma teadsin seda, et see juhtub ja. Ja ikka raske, ikka vastik, aga tal on seal kergem, tal on seal parem. Ta perenaine ja peremees on seal. Niikuinii ma teda kunagi näen, nii et ega nägemata jää. Olen praegu üldse mingi positiivsuse laine peal. Ma ei tea, mis värk on. Tundub, et mul oli liiga hea hommikusöök kodus. Sellepärast ma olen ka positiivsem ja midagi teistsuguse. Nii, aga lähme haigla teema juurde.
See vlog, mis ma tegin vähe pikema vlogi, kus sa olid, Katrin, seal ma teile rääkisin sellest alkotuurist ja nii edasi. Et näed, nüüd ma pean sellest välja tulema. Fuck it, siiamaani tulen välja. Varsti on vist peaaegu 6 aega, kui ma tegin selle. Paar nädalat, 3 nädalat on vist kindlasti möödas sellest vlogist. Mis ma võin öelda? Algselt tundus ju päris kõik loogiline, on ju. Et kaitsemehhanism ja nii edasi, on ju. Mis tundus nagu loogiline, on ju, samas nagu ongi, sest ma psühholoogiga rääkisin sellest. Aga teate, mis? See muutus tagasi mul. Nagu, mäletate, kui ma kevadel ennast võõrutasin nagu alkoholist, olin 6 aega kaine, on ju, ja nii edasi, ja hakkasin nagu välja tulema sellest teemast. Kuna tegelikult mul on tegelikult ju sõltuvus ju. Mul on kaassõltuvus. Alkohol on mu kaassõltuvus. Peasõltuvus on mul narkoainete sõltuvus, kaassõltuvus on siis alkoholisõltuvus. Nii, ja kuna ma siiamaani ei ole tarbinud suvesaadik ühtegi ainet, ainult alkot, seega ma olen tubli jälle, aga mitte nii tubli, et täitsa puhas oleks. Ja tõotas algutamine hakkas juba üle päeviti toimuma mul. Ja mul piisas ainult sellest põhjusest, sest et keegi ajas mind närvi. Jep. Palju ma praegu kaine olen 0 päeva. Meil õhtul jõin veini. Aga see piirdus ühe veiniga, nii et ma olen ikka väga tubli. Ma nagu tean, et ma võib-olla saaksin iseseisvalt kuidagi välja sellest tulla, aga see oleks ülimalt keeruline. Ma peaks nii medikamentoosse ravi tegema, ehk siis ma peaksin psühhiaatrilt küsima selliseid toredaid rohtusid, mis siis põletavad selle, mitte põletavad, vaid pidurdavad või suruvad alla seda alkotungi. Igatepidi ma ei tuleks sellest iseenesest välja. Ja lõppkokkuvõttes, kui ma vaimse tervise õe juures käisin, vaimne terviseõde hindas mu seisundit selliseks kriitilisemaks, et ma ei ole võimeline iseseisvalt välja tulema. Ja siis mulle tehti erakorraline psühhiaatri vastuvõtt, kutsus me täpselt samamoodi, ta hindas seda, ta küsis mu käest üldse, kas ma olen ise nõus minema haiglasse. Ma ütlesin, et tegelikult ma mõtlesin selle peale, et ma lähen vabatahtlikult varsti sinna rajaukse taha kraapima ust ja nagu palun, et võtke mind sisse, sest et ma ei suuda välja tulla. Sest mul on suht tihti viimastel aegadel hommikuti tekkinud halvad mõtted pähe. Ma hakkan haletsema ennast, ma mõtlen, et nagu miks, kus valesti läks, oli kõik korras ju 6 aega tagasi, miks või nagu, mis toimub. Ja kui mul oligi psühholoogiga vastuvõtt, siis selgus, et ma seisan silmitsi oma traumade ees, sellest ma ka rääkisin eelmises vlogis. Ja kuna ma ei suuda ära händlida kogu olukorda, siis ma üritangi ennast nagu lõõgastada alkoholiga. Vana hea, aga ma näitasin teile seda mustrit asja. Kus sa olid, Katrin? Ma näitasin teile seda mustrit asja, et mul on see sisse tammutud tee. Nii et ei ole nii lihtne. Teate, kui oleks asi nii lihtne, ma usun, et meil ei oleks narkomaane, alkoholikuid, mina ei tea, kasiinosõltlasi on ju, mängusõltlasi, meil ei oleks neid, kui see asi oleks nii lihtne. Ja see sõltuvus ei teki nipsti 1 päevaga. See on sisse kõnnitud rada päevast päeva aastate vältel. Et ja, ma pean natuke kaamerat sõitima, sest et mul ei ole siin korteris neid, mina ei tea, kuidas nüüd ongi telefoni hoidikus, seda psühhiaatri nimetama niimoodi, aga mul ei ole neid siin korteris. Ja siis ma peangi kasutama mingeid muid asju. Võt, ja niimoodi ongi.
ja ma lähengi nüüd haiglasse. Olen haigla järjekorras. Ilmselgelt see juhtub detsembri alguses, arvatavasti. Sest et järjekorrad on mega pikad sinna haiglasse ja kahjuks seal on ainult kõigest 15 kohta. Sellest osakonnast, nagu ma lubasin, ma räägin teile eraldi vlogides, ma hakkan vlogima seal ja ma näitan teile, mis siis nagu täpsemalt on ja kuidas on. Siis saate koos minuga seal veeta 2 nädalat, 2-3 nädalat. Ma ei tea selles suhtes, kui ma suudan enne haiglat ikkagi vähemalt nädal aega kaine olla, siis arvatavasti meid hoitakse ikkagi 2 nädalat. Aga kui mul siin praegusel hetkel võib öelda seda, et mul on tekkinud siuke vähe kergendav olek, kuna ma nüüd ilusti võtan hommikused rohtusid, sest et mul jäi siin pikemalt aega hommikused rohud võtmata, ehk siis on Flux, mis on antidepressant ja aitab nagu ärevust maha mul pidurdada. Siis mulle nüüd härra iga hommik enne tööle minekut äratab mu üles, annab mulle mu rohud, sest et ma unustan lihtsalt ära. Selle stressiga, alkoholi asjaga on mul hästi halb mälu. Tunnistan kohe. Mul on nagu megalt halb mälu, ma ei mäleta pooli asju. Ma ei mäleta kainelt pooli asju, kui ma eriti joobesul olen, siis ma üldse ei mäleta pool õhtut. Ja see ei ole naljakas, aga ma ei oska muud moodi praegu nagu ennast käituda või kuidagi teile muud moodi sellest rääkida. Aga ma olen aus, ma jagan teiega. See ongi minu selle vlogipäeviku mõte, et ma jagan teiega. Samas mu käes küsiti, et miks ma siis ei näita seda päris kaadritagust Katrinit, kus ma siis täispeaga oleks. Ma arvan, et mind blokitakse ära YouTube'is, kui ma peaksin seda näitama. Ja ma päris ei tahaks seda TikToki staarideks muutuda. Seal, kes on TikToki staarid, et mina ise ei ole neid vaatanud ausalt öeldes. Aga mul on inimesed, kes on mulle rääkinud nendest ja ei. Minu eesmärk on terveks saada, mitte siis nagu asja veel hullemaks teha. Kuigi ma ei tea, ma ei ole nende contenti vaatanud, ma ei ole tutvunud sellega, aga umbkaudselt pole minu teema, ei viitsi isegi oma aega raisata selle peale. Et jah, võt siis niimoodi. Jah, mis mõelda või? Pole eriti lõbus, pole eriti tore, aga ei ole hullu, ma saan hakkama. Ja mulle antakse praegu järjekord on uus võimalus. Ma isegi ei tea, kas järjekord on uus võimalus, aga mulle antakse võimalus. Sest et siin osakond on täiesti keeruline saada ja kui antakse võimalus, siis ma lähen. Ja teine on, et nagu te olete tähele pannud selle 10 kuu jooksul, 9-10 kuu jooksul, kuidas mu teekond on läinud. Teekond on hästi kurviline olnud, hästi kurviline. No pigem mägi. Ja niimoodi. Küll üks hetk ma taidlen enda bipolaarse meeleoluhäirega, teine hetk ma taidlen oma sõltuvustega. Mul on pidevalt mingid asjad, küll ma taidlen oma traumadega. Ja siis ma nagu mõtlen, et jah, Heidi, kas elu ongi nüüd päriselt selline või? Aga tundub, et jah, vist on. Et kunagi võib-olla hauas saab puhata. Ma vähemalt loodan. Aga suht inetud naljad. Me ei tee sellised nalju siin vlogides. Ainult kui nöörist. Aga mul on veel paar uudist. Mul on veel 2 uudist vähemalt. Seega ma need natukene räägin hiljem, sest et ma olen niigi praegu palju sisse teinud. Imeline. Vaja nimetada haigutav vlog. Haigutav depressioonipäevik. Jep, siis ma räägin nüüd need 2 uudist hiljem. Mõlemad on suhtsed pommuudised, mida vist
poleks mitte keegi uskunud ega arvanud, et need tulevad. Või no nad oleks kunagi ikkagi tulnud, aga see, et nad tulid koos kõik, eriti veel nagu koera eutanaasiaga, kõik need asjad tulid koos. Siis vaatame, kui ägedalt teile meeldib see pommuudis. Nii et järgmises juba klipis näeme. Teie jaoks oli see nagu üks hetk, minu jaoks oli see 2 nädalat. Nii, pidin korra üle vaatama, mis ma olin nendes 2 muus klipis rääkinud, on ja kiiresti rutan selle haigla teema juurde. 2 nädalat on möödas, ma ei ole endiselt haiglasse saanud. Nüüd asjagi ma natukene muutus, kuna ma nüüd olin nii pikalt, siis reaalselt mul tegelikult finantsiliselt on vaja natukene tuge. Ehk siis ma läksin tööle tagasi. Ja hetkel ma olen naltrexoni ravil. Naltrexon on selline opioidide ja alkoholisõltlaste ravi. Sellest ma räägin täpsemalt eraldi vlogis. Ja ma nüüd hakkan uuesti jälle vlogima, sest et ma olen jälle tagasi enda olekus. Nii. Et haiglasse ma ei lähe. Nii palju ma suutsin teha, et ma haiglasse ei lähe. Aga see ei olnud ainuke minu võit selle üle, et ma olen praegu suutnud olla alkoholita 4 päeva järjest, mida ma ei ole olnud viimased 2 kuud kindlasti. See on ülikõva. Nii et me vist hakkame väikselt välja tulema sellest asjast. Nii, nagu te näete, pole tegemist üldse minu korteriga. Ja harjuge ära, sest et see on minu uus kodu. See oligi see järgmine pommuudis, millest ma rääkisin. Ma kollisin Peikaga kokku. Ja kiiresti saan aru sellest kõigest. Aga te olete tähele pannud, mulle meeldib tormiline elu. Ma loodan, kõik läheb hästi. Nagu ma ütlesin, et suhet ma ei lahka vlogides, kuigi ma usun, et see tundus päris huvitav. Ma austan oma partneri privaatsust. Ja kui tema ikkagi ei soovi, siis ma ei hakka ikkagi päris mingi kõmujuttu ajama või midagi. Kuid hästi palju asju ma ikkagi puudutan. Need raskused, mis tegelikult, mis mind jooma ka ajasid, nendest ma tahaksin ka täiesti eraldi vlogi teha, sest et kõik tegelikult oli minu jaoks nii läbinähtav. Ma ju sain aru, miks ma joon. Ja ma sain kinnituse seda psühholoogi poolt. Ja see tõuge, miks see hakkas kõik. See on ka juba teada. See oli augusti lõpus, septembri alguses. See tõuge. Nii et tegelikult kõik on nii läbinähtav. Ja sa mõtled, issand jumal, miks sa nii nagu happy oled selle üle, et kõik on läbinähtav ise. Mul oleks megalt kaua aega selle tegelikult läbi näha. Et see pidev analüüs, enda analüüsimine, analüüs on ja vahepeal keerad nii üle lihtsalt keedu. Sõna otseses mõttes keed, mitte ei keera, vaid keed üle. Sa lihtsalt mõtled niimoodi, et nagu see ei ole okei. Noops. Võt. See oli siis see 3. pommuudis. Ja 3. pommuudis. 4. pommuudis. Tegelikult see pidi natukene teistmoodi välja nägema, kui keegi jälgib mu Instagrami, siis nägi mu Reelsi, kus ma kustutasin ära, et ma ei ole enam kohavanem kvartali Pokepoolis ja Meeses. Tegelikult plaan esialgselt oli see, et ma lahkun üldse. Nüüd aga me leidsime kompromissi, et ma lahkun enda positsioonilt, ehk siis kohavanemalt ja muutun pokemeistriks. Ja alandan lisaks koormust ka. Et ma saaksin rahulikult tegeleda enda tervisega. Ja siis on mul vähem stressi ka. Kuna praegu lisaks on mul tekkinud suhe, siis kahjuks tõesti mul on valik, et kas suhe või poke. Mõlemad ma kahjuks ei saa. Ja ma hetkel ei ole võimeline
juhtima meeskonda. Sest et ma samal ajal tegelikult ehitan praegu enda eraelu. Et võib öelda nii, et mu tööelu on nii palju ära ehitatud aastaga, siit siiamaani on ju. Jah, võtame siit siiamaani. Ja mu eraelu on niimoodi. Ja siis ma pean selle samale tasandile ja siis ma saan edasi niimoodi liikuda. Vot sellised lood ongi. Vaatan praegu 5 minutit. Ma ei suutnud 5 minutit salvestada. Tegelikult mul tuli hästi palju vahel asju ja ma olin tööl ja ma pidin muude asjadega tegelema ja lisaks mul on praegu naltraksjoni ravi peal ja mul on vähe antidepressandi doosi suurendamine, et nagu välja tulla sellest alkotuurist, sest et ei jaksa. No tõesti, mõtled ise ka, et ei jaksa. Samas, kui ma hakkan praegu jälle sellest rääkima, siis mul tekib tung. Ma olen üritanud hästi vähe praegu rääkida alkoholist. Vot niimoodi. Näeme siis juba järgmises vlogis. Ja te võite, ma ei tea, mis te võite kirjutada, et teil on tore näha mind jälle. Ja te näete ühes tükis mind ja mitte haiglas. Samas me ei tea midagi, mis võib tuua. Järgmine aasta alles algab. See on hästi pikk. Nii et bye!